Tööjõuturu paindlikkus on kõikide asjatundjate arvates tulevase majanduskasvu võtmetegur, aga mida selle all konkreetselt mõeldakse? See pole nii selge ja sellest räägitakse tavaliselt ebamääraselt. Tööjõu vaba liikumine on üks Euroopa siseturu 4 põhivabadusest. Lihtne on näha erinevusi suhtumisest tööjõu vabasse liikumisse erinevates liikmesriikides. Saksamaa ja Austria on kõige vastumeelsemad oma tööturu avamise suhtes, nähes selles ohtu oma töötegijatele. Ida-Euroopa maades peetakse peaeesmärgiks oma töötajatele juurdepääsu tagamist kogu Euroopa tööturule. Aga tööjõu vaba liikumise tagamises on palju elemente veel. Edukaks liikumiseks on vaja teatud infrastruktuuri. On vaja juriidilist tagatust, tööturu korraldavaid seadusi, millest Eestist on palju räägitud, mida ma ei taha oma poolt täiendavalt kommenteerida, aga on vaja ka teatud juriidilist tagatust, näiteks väljaõppetunnistuste üle-euroopalise tunnustamise näol, on vaja ka lahendada küsimus sotsiaalsete tagatiste üle piiride ulatavusest. Ja kui rääkida kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõu liikumise tagamisest, juhul, kui riigil on huvi meelitada sellist tööjõudu oma riiki, siis on vaja ka arenenud infrastruktuuri teenuste näol. Kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõud liigub koos perega. Pere tähendab lapsi, lapsed tähendavad kooli. Tekib vajadus rahvusvaheliste koolide järele. Euroopa Liidu üheks asutuseks on Euroopa koolide võrk. Viimastel aastatel on selgeks saanud, et ühest küljest vajab Euroopa koolide võrk ümberkorraldusi, aga teisest küljest on ühtlasi ilmne, et tegemist on tuleviku silmas pidades paljulubava võrgustikuga. Euroopa koolide kvaliteet on kõrge, nende lõputunnistused enamasti hinnatud ja nende koolide lõpetajad oodatud edasi õppima heades ülikoolides. Tahame muuta Euroopa koolid üheks selliseks rahvusvaheliseks võrgustikuks, mis annaks nõndanimetatud Euroopa bakalaureuse kvalifikatsiooni ja mis ühtlasi annaks võimaluse inimestel elukoha vahetuse korral tagada lastele jätkuv kooliharidus. Oleme täheldanud suurt huvi liikmesriikide kooliinimeste seas, aga oleme täheldanud ka üllatavalt tugevat vastuseisu. Kardetakse väga konkurentsi rahvuslikule haridussüsteemile. Meie arusaam riigi sekkumisest turumajandusse on kahtlev. Me mõtleme peamiselt ettevõtete otsese juhtimise ülevõtmise halvast kogemusest. Aga samas ei saa turumajandus kuidagi toimida ilma riigi toeta. Piltlikult öeldes, keegi peab ju turuplatsi korraldama. Turumajandus ilma hästi korraldatud turuplatsita on mõeldamatu. Mida see tähendab? See on muidugi õiguslik keskkond, turvalisus, infrastruktuur. Praegusel ajal on turuplatsi korraldamisel palju aruteluteemasid. Peatun ühel neist. See on nõndanimetatud reitinguagentuuride osa rahanduskriisis ja võimalikud ettepanekud nende asutuste töö seadustamiseks ja seadistamiseks. Kõik teavad, et reitinguagentuurid andsid positiivsed hinnanguid rahaturu toodetele, mis hiljem osutusid rämpsuks. Kui Artur Anderseni audiitorfirma teatas, et firmaga Enron on kõik korras, hiljem selgus, et asi on hoopiski teisiti, lakkas audiitorfirma olemast, sest audiitori on seadusega ette nähtud vastutus oma lausungite eest. Kas me tahame midagi taolist ka reitinguagentuuridele? Pean seda ohtlikuks teeks. Kes siis lõpuks ikkagi vastutab minu investeerimisotsuse eest? Kui pank pakub kliendile mingit rahapaigutamisvõimalust, siis viitab ta alati reitinguagentuurile. Kui sellele antakse vormiline jõud, siis kuidas see kajastub võimaliku kahju katmisel? Minu arvamus on, et reitinguagentuuride rolli tuleb mitte suurendada, vaid vähendada. Tegelik vastutus peab jääma ikkagi investeerijale või pangale, kes seda toodet kliendile müüb. Võib veel muidugi mõelda võimalikele poliitilistele kaasnähtustele, kui reitinguagentuuride hinnang erinevatele riikidele omandab suurema legitiimsuse kui täna, siis riigi muuseas ma üritasin suuremate reitinguagentuuride koduleheküljelt otsida üles Ameerika Ühendriikide riigi hinnangut, aga ma ei suutnud seda leida. Tõsi, see oli vist siiski minu viga, sest et seal oleks pidanud nagu märkima ennast kasutajaks. Aga riikidele antavad reitinguhinnangud, eriti väikestes riikides, pälvivad ülemäära suurt tähelepanu. Sest võrdse kohtlemise tagamine ei ole päris kindel. See on oluline ka ju täna. Kui ma pakkusin välja selle tänase esinemise teemasid, siis ma pakkusin välja ka eetika küsimused, need on olemas ja need on tõsised, aga need vajavad tegelikult pikemat ja tõsist arutelu. Kordan vaid mõningaid varasemalt avaldatud seisukohti. Vastutus riigi ja rahva oleviku ja tuleviku ees lasub eliidil, sinna kuulub ka ärieliit.
Eliit tegutseb kõik sarnasel eetikaväljal, mille üheks põhiliseks nimetajaks on vastutustunne. Eetikaväli kujuneb hoiakute, kasvatuse, teadmiste baasil. Igatahes politsei abil pole suurt midagi võimalik saavutada. Teatud põhimõtted on juba Vanas Testamendis kirjas. Nii Vana Testament kui ka Koraan mõistavad hukka spekuleerimise. Ka Meyer Amschel Rothschild rõhutas 17. sajandi lõpus, et pangad ei tohi rikastuda spekuleerimisega rahaturul, vaid nende kasumid peavad tulema reaalse majandustegevuse soodustamisest. Oma käitumisega peab eliit ka ärieliit jagama nii rahva muresid kui rõõme. Kui ärieliit peab võimalikuks tasku pista boonuseid, mis ei kaasne eduka majandustegevusega, siis pole see kindlasti mitte keelatud, aga see on ebaeetiline. Ja ebaeetiline käitumine äratab viha on aga halb keskkond eduka majanduse toimimisele, kus vajatakse kõikide pingutusi ja motiveeritust, nii kapitalistide kui töögitegijate oma. Lõpetan 2 märkusega, mis minu kolleegid Euroopa Komisjonis on viimastel aegadel käsitledes maailmamajanduses toimuvat teinud, mis langevad jällegi on väga samalaadsed sellele, mida rääkis eelkõneleja. Üks küsis, kas me mõistame, missugune kullasoon on praegu toimuv kommunistidele, nagu härra Munkhammar ütles, lausa konkreetne kullasoon. Marx müüb jälle. Teine rõhutas, me võime kaotada kõik, mida me oleme aastakümnete jooksul ehitanud. Et olukord ei ole mitte lihtne ja eeldab, või ootab tegelikult meie kõigi pingutusi, et sellest olukorrast edukalt välja tulla. Loomulikult on küsimus, kuidas vaadelda ja hinnata võimalikke ümberkorraldusi erinevate riikide majanduses. Üks võimalus on olemas. See on jälgida, kuhu lähevad investeeringud. Raha pole ju maailmast kusagile kadunud. Suured investeeringud ootavad. Riik, kes suudab investeerijatele nii kodumaal, Euroopas kui maailmas pakkuda atraktiivset majanduspoliitikat, loob aluse uuele kasvule ja uutele töökohtadele. Eesti oli taasiseseisvumise algaastail sellel alal ju võrdlemisi edukas. Tänan teid tähelepanu eest.